Tere hommikust! Uus vlog. Ma lihtsalt mõtlesin, ma tulen ütlen teile tere, sest mul on lihtsalt nii hea tuju ja siis on alati tore, kui hea tujuga saab tervitada inimesi. Tegelikult selles mõttes tavalised asjaajamised ja lihtsalt kuidagi siuke mõnus. Et esiteks meil koolis on täna vaimse tervise päev, mida õpilased nagu ise korraldavad ja tavaliselt ma olen ise juhendanud seda, aga see aasta ma mõtlesin, et see ei ole nagu tegelikult ju minu eriala ja siis juhendab nagu koolipsühholoog ja ülilahe on selles mõttes ja näiteks õpilased jagasid õpetajatele õnneküpsiseid. Tegelikult võiks ju lahti teha, vaadata, mis see on. Mis õnn mind ootab siis. Nii. Kes otsib, see leiab. No näed, põhimõtteliselt kuna me tegime selle koos lahti, siis see on meie kõigi õnn. Nii et te võite ka siis arvesse võtta, et kes otsib, see leiab. Aga siis ma rääkisin siin eelmises vlogis, et me korraldasime siin küla vahel sellist ettevõtlike inimeste tunnustamist ja siis õnneks tuli jumala mitmeid sponsoreid, kes olid nõus siis nagu kingitusi välja panema, et rahvas hääletas 2 tükki jäid niimoodi, olid hästi tasavägised, kes 2 esimest olid ja siis täna on see päev, kui ma neid kinkekorve käin ära viimas ja ühe nüüd viisin praegu, kell on 11 hommikul, käisin tööl ära ja siis viisin, andsin üle ja see oli Aasia söögikoht Haibinas, see on selle nimi ja muidugi ma ei osanud üldse arvata, aga nad valmistusid mu tulekuks ja tegid mulle oma sellise, seal värskelt, neil polnud isegi täna lahti, neil esmaspäeviti on kinni, värskelt sellise aasiapärase roa hiiglasliku. Ja kui ma ütlen teile, see lõhn on selline, et mul niimoodi praegu suu jookseb vett. Ja kell on 11 läbi ja ma ei ole veel söönud, et issand. On väga palju ennast praegu tagasi hoidma, aga igal juhul, kui te Pärnusse satute, tulge Raekülla ja otske see Haibinas Aasia köök üles, et seal ongi Aasiast inimesed teevad autentset retseptid. Meil on siin hästi populaarne see ja just ongi, et kui pärast kooli, inimesed ütlevad, kui pärast kooli nagu pole nagu kodus midagi väga süüa ja siis saad lapse sinna sööma saata, hinnad on mõistlikud ja portsud on suured ja üldse selles mõttes ja nad olid ise ka, nad olid nii õnnelikud ja rääkisid, eestlaste nagu kuidagi vahepeal kipub see, et kuidagi nagu ise ala hindam või nagu kuidagi ei hinda ennast või niimoodi, et eestlased on sellised ja teised on ja nemad olid nagu, issand, nii lahe on siin elada ja siin naabrid on nii ägedad ja kogu see linn on nii äge ja kõik on nii äge ja eestlased on nii ägedad ja nad nagu selles mõttes hullult kuidagi siuke hästi hea tunne oli. Ja ma sain neile ka kohe väga hästi näitlikustada, kui väike Eesti on, sellepärast et selgus, et üks nendest naistest oli eelnevalt töötanud koos minu ämma õega, mis tõttu ta tundis ja lisaks ta tundis minu kõige vanema lapse lasteaiaõpetajat. ehk et selles mõttes, et siin on nagu, ma ütlen, mulle Pärnu nii meeldib. Kõik teavad kõiki, kõik on kõigiga sugulased, et selles mõttes ülilahe ja et siuke söögikoha soovitus Pärnust. Ta kindlasti on siis selline nagu kodurestoran enne. Ja nüüd siis kella 4 ma lähen, viin siis teise koha ära. See on selline Tiksu Rannavari, see oli selline lahe mitme pere üritus või ettevõtmine suvel rannas, tegid burgeriputka. Lapsed siis töötasid seal ja said nagu suveks tööd ja see oli ka mega populaarne ja selles mõttes, et ongi see just lahe, et meil on siin niimoodi, et kui keegi nagu teeb midagi, et siis ikkagi võetakse ta positiivselt vastu ja nagu kohe nagu see eel selline arvamus on positiivne, pigem nagu hakatakse kohe toetama ja meil on nagu vedanud, et kõik ettevõtmised, mis siin küla vahel tehakse ka, ongi nagu tegelikult väga head, et siin ei olegi kurta millegi üle, et selles mõttes on hästi kihvt, et saab elada sellises kohas ja sellist elu. Aga sellel on oma muidugi need küljed, et nüüd ma pean tööd natuke tegema, et mul on
paarile õpilasele vastata seal aastatööde juhendamise osas ja siis mul on vaja paar projekti panna ühe kooli kodulehele ülesse või nagu sättida valmis ja saata. Et seda ma oleks tegelikult ammu pidanud tegema juba, aga nii on. Nii et nüüd ma lähengi söön oma imelist aasialõunat ja siis teen tööd kuni siis kella 4, nii et Rando just nagu eile helistas, et äkki tuleb täna, võtab auto ja siis see tähendaks seda, et ta siis mõne päeva jooksul saab nagu valmis seal selle objekti ja saab lõpuks ometi koju tagasi tulla. Ma ei ole eriti sellest ma ei saa sellesse nagu ütleme niimoodi, ma ei saa sellest rääkima hakata, sest siis mul hakkab kurb ja siis ma proovin mitte mõelda selle peale. Aga varsti ta on kodus tagasi ja lihtsalt, et ma ei tea nüüd, kui ta mul täna nüüd auto ära viib, siis homme on tegelikult keskmisel üks arstiaeg ja ülehomme on Pepperil juuksur kohe hommikul, mis on Sindis, see on siis linnast siit väljas enne natuke. Et ilma autot on keeruline sinna viia, aga no ma loodan, et me klapitame need kuidagi need käigud ja asjad niimoodi, et saab tehtud. Aga jah, tulingi lihtsalt oma positiivsust jagama siia ja ma loodan, et teil on ka kõik hästi ja et tuleb tore päev ja kes otsib, see leiab ja kõik need asjad. Aga ma ei saa enam. Nüüd see on juba tõesti töö tegemise edasi lükkamine, mida ma siin teen, nii et ma lähen nüüd jooksen tööd tegema ja näeme jälle siis, kui näeme. Need tšau. Mõtlesin, ma tulen lihtsalt ütlen, et nüüd on siis jälle käes need ajad, kui Rando võttis auto, et Tallinnas oma asjad ära lõpetada ja ta tuleb täna koju. Aga noh, see tuleb selle hinnaga, et nüüd ma siis olengi päriselt jälle jalamees pärast seda auto äraandmist. Aga täna sujub päris hästi. Töö on hea. Saime selle kogukonnaprojektiga siin ühele poole, ettevõtlikud inimesed tunnustatud, kinkekorvid üle antud. Nii et töö on hea, ilm on jahe, ma ei tea, lubus lund varsti juba. Ma ei kujuta ette. Igal juhul, ma ei tea, ega mulle tegelikult meeldib lund sajab. Aga jõuan ühele kohale. Nüüd sautas, aga ma ei saa lihtsalt, ma pidin tulema kiire teadaande tegema. Täna oli selline asi, et no, just mingi 10 sekundit pärast seda, kui ma teiega juttu lõpetasin, siis hakkasin sisse astuma koolimajja ja 7. klassi omad olid vastas mul ukse peal. Ja oi, tere õpetaja, nii hea meel on näha teid umbes, et oi, nii hea näete välja täna ja umbes küll teil on ilusad silmad. ma olin täiesti selles mõttes tore. Ma nagu kartsin, eks ju, 7. ja 5. klasside õpetamist ehk nii noori. Aga see on ikka uskumatu, kui palju, kui nagu lahed nad on. Nad on nagu nii siirad ja nii nunnud ja selles mõttes nagu nii siuksed kiftid, et siis vahepeal mõtledki, et ma ei tea, umbes, et nagu ikka oled väsinud või et ja nii edasi, siis sellised hetked annavad nii palju juurde, aga ma mõtlesin ka lihtsalt, et ma pean selle ära mainima, sellepärast, et selline tore asi oli ja see tähendas mulle väga palju. No tere hommikust! Mul on neljapäeva hommik ja Rando on kodus tagasi. Lõpuks ometi, issand jumal, see aeg oli pikk. See komandeeringu aeg. Kui te kuulate väikest kiuksumist siin, siis asi on selles, et ma sõidan praegu Sinti Pepperit juuksurisse viima. Ta käib Sindis juuksuris niimoodi paari kuu tagant. Et ma olen mega rahul selle juuksuriga, aga
eriti keeruline on nüüd, kui mul enam autot ei ole. Et neil lahtioleku ajad on samad ajad nagu tööajad on ja esiteks ja teiseks mul ei ole autot tavaliselt. Et praegu ma saan nüüd ära viia, kuna Rando eile õhtul jõudis. Ja läheb nüüd täna siis mingit uut objekti üle vaatama siin Pärnus. Aga jah, et üldiselt on iga kuu õudne klapitamine ja selles mõttes mulle see juuksur ka meeldib, et ta alati kirjutab mulle, kui on nagu aeg uuesti minna. Et ma ei pea esiteks 2 kuud ette teadma, millal mu aeg on, aga siis ta kirjutabki nagu mingi nädal ette, et nüüd võiks tulla, pakub mingid ajad. Ja siis on nagu hästi mugav mulle. Selles mõttes minu jaoks on väga suur mugavus see, et ma ei pea ise meeles hoidma neid asju. Joo, tibukene. Lähme juuksurisse. Tal tegelikult meeldib seal juuksuris. Ta on lihtsalt elevuses või ärevuses alati, kui autos on sõitmine. Aga muidu jah, ma tegelikult tahtsin rääkida sellest, et ma vaatasin ka, et üks kommentaar oli, et ma võiks nagu majatuuri teha. Et ei saa nagu aru vahepeal, kus toas oled või kus ruumis või mis asja on ja. Aga sellega on see asi, et ma mõtlesingi, et ma ei hakka sinna nii pikalt kirjutama, et ma räägin siis nagu kõigile, miks ma ei tee majatuuri. Et kes on vaadanud kauem mind või rohkem või ma ei tea, et see teab, et ma tegelen muu hulgas nagu sotsiaalmeedia ohutuse koolitustega, eks ju. Ja see on tegelikult nagu väga problemaatilised on need majatuurid. Et selles suhtes, kui sa teed oma kodutuuri ja näiteks nagu tehaksegi ja ma võiks ju teha selles mõttes, et tehaksegi niimoodi, et umbes, et tuled uksest sisse, siis on siinpool on see, sealpool on see ja et tegelikult sa paned nagu avalikult tervele maailmale üles oma terve koduplaani. Põhimõtteliselt on võimalik sinu videot vaadata ja aru saada, kus on täpselt mis tuba, kus on täpselt mis asjad ja selles mõttes, et internet või nagu ütleme sotsiaalmeediakanalid nagu ju algselt eks ju tehti nii-öelda headele inimestele ja mina teen oma videosid teile, kes te vaatate ja kes te saate sellest ma ei tea, mingit õlatunnet või lihtsalt meelelahutust või lihtsalt mingit sellist positiivseid emotsiooni, ütleme niimoodi, eks. Aga see on nagu ma koolitustel alati räägin, et miks mul on alati nuga kotis. Et ülekantud tähenduses selles mõttes, et kunagi ei tea, äkki keegi pakub torti kuskil on ja, siis on hea lõigata. Aga teisest küljest mõni inimene võib-olla kannab sellepärast, et kellelgi kõri läbi lõigata on ja. Et nuga ei ole iseenesest süüdi selles, kuidas teda kasutatakse. Ja sotsiaalmeediaga on nagu samamoodi. Et see on lihtsalt puhtalt sotsiaalmeedia turvalisuse nagu õpiku lehe, kui selle kohta oleks õpik, siis lehekülg 1, peatükk 1 ja esimesed read enam vähem. Et liiga palju selliseid detaile ei jaga ja ma saan aru, nagu mida see võiks teile anda. Selles osas, et ma ise ka ju jälgin paljusid YouTubereid ja need majatuurid on nii põnevad, eriti kui on just mingi siuke uude kodusse kolimine või mingi remont olnud või midagi, et selles osas ma saan aru, et see oleks nagu tore asi teha, aga ma loodan, et nagu saate aru, miks ma ei tee seda majatuuri, sellepärast, et kahjuks jah, on internet ja YouTube ja kõik avatud ka nendele inimestele, kellel ei ole võib-olla head kavatsused on ja et selles suhtes ma nagu vabandan või mis vabandan, aga ma ütlen, et teile nagu kes te vaatate ja kommenteerite ja kirjutate ja toetate, ma võiks iga kell teha on ja põhimõtteliselt külla kutsuda ja teha aga kahjuks jah on nagu see selline mõistuse hääl minus on see pool, et sellist majatuuri ei tahaks nagu panna üles internetti. See on ka selles mõttes, ma olen teinud tegelikult muidki muudatusi oma kanalil sellest aastast,
siis ma võtan need mingis videos võib-olla vlogmas ajal kokku, aga noh, kui te olete tähele pannud, siis ma näiteks lapsi ei näita enam väga. Ja see on kõik nagu puhtalt minu enda südamerahu huvides ja ma jagan teiega, selles mõttes, et põhimõtteliselt, ma arvan, et kõik, kes nagu päriselt ka mind tunnevad, ma ei tea, siin ka osad inimesed, kes kommenteerivad aeg-ajalt mu videosid, on ju tegelikult mul sõbrad, on ju. Et nad ilmselt teavad, et ma olen siin teiega suhteliselt selline, nagu ma olen päriselt ka. Et ma selles mõttes ei mängi kedagi teist, ma olen selline, nagu ma olen, et siin ei ole selles mõttes midagi võltsi, aga lihtsalt, et nii või naa ei saa ju näidata kõike, eriti kui arvestada, et me kohtume teiega paarkümmend minutit 2 korda nädalas, siin on paratamatu, et jääb, eks ju, välja hästi palju asju. Mida lihtsalt ei näe, on ju, et siin on ikkagi nagu selline väike nagu kokkuvõte, et see ei ole nagu päris elu, on ju. Aga ühesõnaga, ma ei oskagi, mul on selline tunne, et ma tapan seda teemat siin juba, et ma usun, et te saate aru, millest ma räägin ja saate aru mu põhjendustest ja ma olen selles mõttes hullult tänulik, et te olete siin minuga, olgu siis uued tulijad või tegelikult sellised inimesed ka, kes on siin olnud aastaid ja kellega me juba nii-öelda ongi tekkinud selline suhe, et me ka kirjutame niisama, on ju, kuskil siis Instagramis. Instagrami kohta ongi see, et ma tegelikult mõtlesin, et äkki ikkagi ma hakkan uuesti sinna lihtsalt Maria Instagrami postitama mingeid asju. Et siis võite vaadata üles otsida, et siis seal näiteks ongi näiteks kui ma uue video üles panen või lihtsalt vahepeal on niimoodi, et ma teen mingeid, ma ei tea, trende, mis parajasti on videotrendid või niimoodi või siukseid lõbusamaid asju, et siis ma jagan neid nagu sinna ka ja et ma ei tea, vaadake. Siin on üks koht, kus ma sõidan just, kui ma ükskord viisin lastega Pepperit, ma ei tea, äkki umbes aasta tagasi, samasugune hämar aeg, aga oli õhtune aeg. Ja siin tee kõrval oli 5 kitse. Sõitsime möödas ja lihtsalt vahtisid meid. Aga jah, et põhimõtteliselt võtaks ikkagi positiivsed noodid. Kõik on hästi, rand on kodus, mõnus sügisene kõusi aeg on, saab kodus olla palju küünleid põletada, teed juua, lõpeta. Ja ma loodan, et teil on kõik hästi ja ma tänan, et te vaatasite jälle ja minuga aega veetsite ja tõmbangi selle vlogi siin kokku, et näeme juba mõne päeva pärast. Tšau! Vaatame. Ma panen selle puhuri kinni. Jumal küll. Mis siis Pepper. Ma mõtlen, et lõpetaks selle vlogi positiivselt, et